Arhitektuuripreemiaid antakse välja 5. aastat üheskoos erialaliitudega ja Kultuurkapitali Arhitektuuri Sihtkapitaliga. Ma arvan, see on hea hetk võtta aeg, et tähistada tehtud töösid ja saavutusi ja ühiselt rõõmustada nende üle ja samas ka väljapoole näidata siis paremikku, mis tekib arhitektuuris, sisearhitektuuris, maastikuarhitektuuris. Võib küll öelda, et võrreldes varasemate aastatega on selline kasutajakeskne disain ja ruumikunst siis hakanud juurduma Eestis. Palju on näha ka vana uueks loomist, aga sellisel viisil, et see vana väärikus jääb alles ja vana muutub ka näiteks ligipääsetavaks, mis on ju üks kasutajasõbralikkuse osa. Alguses oli siin vana saun, mis on olnud suitsusaun, mis on ümber ehitatud küll tavaliseks maasaunaks ja sellele tekkis siis pererahval soov saada juurde üht tänapäevase väljanägemisega sauna. Tundus, et järsku selle vana maja ärakasutamine, vana sauna ärakasutamine ja mitte niimoodi üksinda norutama jätmine oleks nagu kõige õigem ja siis tekkiski see selline vanast arhitektuurist nagu tuleneva siksakilise katussemaastiku siis põimimine ümber vana sauna ja siia sisse siis ühtlasi ka erinev uus klaasine läbipaistev saun kui midagi erilisemat. Et see ruumilahenduse skeem oli algusest peale mõeldud, et ta peaks olema hästi lihtne. Et istud siin eesruumis, edasi lähed riietusruumi ja see siuke kulgemine lineaarne, edasi duširuumi, sauna ja et see on hästi siuke visuaalselt plaanis näeb ka hästi lihtne välja. We are very often talking about minimalism but I have never seen in Lithuania that true minimalism. But here in Lusthorne, it was a real minimalism. It was approximately nothing, but the spirit, the feeling, it was so it's a very strong feeling. Siin see nüüd see vana saun rahulikult on, teda ei sega miski, ma loodan. See ei ole mitte ainult niisugune emotsionaalne ega kontseptuaalne, vaid see on ju puhtalt füüsiline. Et vana saun on kaitstud ja seisab sama kaua, kui see plekk. Puit siin ei mädane. Tihtipeale, kui inimestele seletada, et maja võiks olla plekist, siis nad kõik noogutavad või paljud noogutavad, ütlevad, ja ei ole vahva. Aga siis, kui see asi juba muutub natuke reaalsemaks ja ollakse valmis hakkama ehitama, siis selgub, et sellel plekil on ikkagi mingi väike niisugune Nõukogude arhitektuurist, võib-olla pärit veneaegsest arhitektuurist, et need olid tihtipeale mingid angaarid, mingid niisugused tööstuslikud objektid, mis olid plekiga kaetud, võib-olla on meelde jäänud, et kuskil on mingi rooste, kuskil on midagi lömmis, kuskil on veel mingi nipet-näpet, ta loperdab kuskil tuules aga tegelikult plekk on nagu materjal iga teinegi ja mulle tundub, et ta on järsku isegi loodussõbralik, sest teda saab ju sulatada ja pärast taaskasutada. When we are talking in Lithuania about an Estonian architect and of course about Estonians, you look for us a little bit maybe cold and very silent and a little bit slow. So it was so interesting for me to find out that architecture of the private houses, so they was so poetic, so intimate that if I try to compare with some Lithuanian, the best examples, we have no such an examples. Such a small pieces of architecture, such a, I can say, significant. They are like signs
Lusthoone is like a signature, of course. Võib-olla see poeetilisus tulenebki sellest, et see side ümbritseva loodusega, selle vana maa kodu niisuguse atmosfääriga, mis siit akendest paistab ja et see niisugune romantika võib-olla teatud määral minu selja taga põleb kamin ja niisugused nipet-näpet asjad pluss. Eks ta võib-olla on nagu mingi asi, mida ei saa nagu sõnadesse panna, et mis nagu tervikuna on siis järsku poeetiline, et järsku on siis hing, looja hing selline, et poeetiline, et tulevad need asjad tahes või tahtmata siis sellisel moel. Maybe I expect loudness of architecture somewhere in the countryside, such as samples. So it's a very strong speech of architecture. Kõik ongi maailmas Eesti arhitektuurimaastikus valdavalt tavaline. Et see, mis on ebatavaline, see on puhtalt arhitekti looming, mis on nii-öelda kauba peale. Et seda tellitakse haruharva. Siin on üks juhus, kus siis on ikkagi meelega tellitud midagi ebatavalist. Arvestades Eesti arhitektide potentsiaali võiks seda olla tunduvalt rohkem. Näiteks selle maja puhul, kui ta siin levis rahvusvahelises meedias, siis tuli nagu Jaapanis selline küsimus, et mis kellaaeg on saun avatud, mis on kodulehekülg, millal me saame sauna tulla. Nii et tultaks siia kas või maa, siis kas just Kukla poolelt, aga kaugelt, sellepärast, et ju siis tundub paljudele, et sellist kohta vääriks külastada ja kogeda, et iseenesest väga üllatav suhtumine Jaapanist, et tahaks sauna tulla. Suure-Jaani tervisekeskus on üks 4 Sisearhitektide Liidu aastapreemiate laureaatidest. Suure-Jaani puhul võib öelda, et siin on raske sisearhitektuuri eristada arhitektuurist. Ehk et see kõik algab sellest, et jõudes sellisesse imelisse väikelinna, on siin valminud vastne, perfektselt ajaloolisse keskkonda sobiv tellishoone. Hoone üldine kontseptsioon on tegelikult 5 aastaaeg ja idee tuleneb tegelikult juba arhitektuursest kontseptsioonist, kus arhitektuurivõistlusel arhitektid pakkusid idee välja ja oli väga loogiline minna selle sama mõttega ka siseruumi edasi. Ja arhitektuurne kontseptsioon nägi ette seda, et on erinevad väikesed majakesed, mille vahel tekib basseinide näol üleujutus, ütleme veesilm. Ja see ongi see, mis on tegelikult selle mõtte nagu süda. Suure-Jaani basseinid on natukene erinevad kui muudes veekeskustes valdavalt, et me püüdsime lähtuda võistluste pealkirjast 5 aastaaeg ja tuua siia sisse siis samamoodi seda Soomaa üleujutusi, värvikammat ja kõike sellist. Natuke Alice imedemaalik ruumi kasutus siin ja seal, et hästi lihtne oleks siia lihtsalt tüüpilist lahendust nagu mõelda, aga mul on hea meel, et me suutsime natuke omapärasi tekitada. Siin oli erakordselt võluv sisearhitektide kontseptsioon, et tegemist ei ole siis mitte spa tavapärase käsitlusega nii-öelda helesinise laguuniga, vaid see on inspireeritud pigem Soomaa maastikest, mis on sellised pruunid, kulunud, roheliste laugastega. Ja nii sobitub ka seesama tellisarhitektuur, millele sekundeerivad beežikad toonid ja roheline basseinivesi hoopis teistsuguse õhkkonna kui siis võib-olla sellises tavapärases spa-ruumides. Minu jaoks oli kõige keerulisem ja kõige huvitavam see, et üldse seda veekeskust kui sellist, et ta ei oleks nii külm ja karge, et oleks nagu kutsuvam. Et kõik need basseinide värvikammad ja kõik need, et ma püüdsin seda enda jaoks nagu mõtestada lahti, et oleks soojem ja hubasem. Kuna basseinid on sellised voolavad, siis see seadis palju piire ette meile, et me pidime kasutama uusi materjale, et sai kasutatud pritsmaterjali.
et me ei räägi ainult ka basseini kattematerjalist, me antud juhul ka räägime näiteks täiesti terviklahendusest lagivalgustus, ventilatsioon. Et siin oli omajagu testimist ja katsetamist, et ei olnud neid liiga lihtsaid ja kergeid otsuseid, et võtsime rasked otsused ja pingutasime selle nimel, et see lõpuni viiakse ja saaks seda, mis me olime nagu mõelnud. Üheks põnevamaks ja kindlasti kõige suuremaks väljakutseks sai valgustuse kontseptsioon, mis on näha just eelkõige basseinialades ja ka jätkub foyees. Et eesmärk oli kujutleda pilvist sumedat taevast, mille vahelt siis on näha natukene sooja päikesekiirt. Suure-Jaani puhul on sümpaatne tegelikult väikelinna võimaluste ja vajadustega arvestamine. Et ühel poolt on sinna ühte hoonesse koondatud kõik ruumid, mis siis sel hetkel nii-öelda kodu vajasid kogu selle linna mastaabis ja teisalt nad on niivõrd osavalt liigendatud, et tegelikult nende kasutajad ei saa aru, et nad kasutavad ühte suuremat kompleksi. Siin oli alates basseinist, saunakompleksist kuni perearstikeskuseni, sealt jätkates apteek, muuseum, kiirabi ja politseiga lõpetades. See oli minust väga põnev nendega arvestada ja kõik nad ühte majja suhteliselt kompaktselt ära pakkida. Viibides selle haigla koridoris jääb kohati mulje, et sa oled mingis täitsa heas ja mugavas hotellis, mitte raviasutuses, kust kõik meelsasti lahkuksid just ebameeldiva ja isegi võib-olla sünge ja rusuva õhkkonna tõttu. Kui ma siia tulin ja hakkasime mõtlema, mis hakkab olema selle ruumi kontseptsioon, siis suureks märksõnaks sai kindlasti haigla poolt soojus, hubasus, kodutunne. Tuleb väga selgelt sellest, et osad pered elavad siin kuni 6 kuud, et kuidas tuua kodutunne haiglasse, meditsiiniasutusse, mis tegelikult vastandub sellele. See on lahendatud erakordselt osavalt, tuua sisse nii-öelda mittehaiglalikud värvid, ehk palatid on kõik sellistes sumedates toonides, mis juba iseenesest loovad palju kodusema keskkonna ja selle juures erinevates sumedates toonides, mis on veel omakorda imetlusväärne täiesti. Ütleme lõpuks, kui me räägime sellest peretoast, mitte enam palatist, on tegelikult mõtteliselt 2 tsooni, millest üks on tooniga, kus pere tegeleb oma igapäevaselt oma lapsega. Selle ruumi üks väga olulised elemente on seesama pealtnäha lihtne kapikene, eks. Aga haiglal oli väga selge arusaam, millised funktsioonid peavad olema, millises järjekorras, kes neid kasutab, millal kasutab. Et tegelikult siin toimub igapäevaselt vanematel väga tihe tegutsemine lapsega, kus on hügieen, mähkimine ja kõik muud sellised hoiustamised. Et minu ülesanne oli panna see õigele kõrgusele, tuua ta ühte komplekti, et ta mõjuks selle ruumi loomuliku osana. Aga ruumis teine pool on siis suunatud meditsiinile, kuna me peame olema igal hetkel valmis selleks, et oleks võimalik ka esmaabi pakkuda kiiresti. Selle lihtsa koridori disaini puhul saavad päris oluliseks nüansiks valgusega välja valgustatud meeleolupildid, mis tegelikult eksponeerivad erinevaid peremudeleid ja koostöös Ulla Saarega on, ma arvan, päris hea käekirjaga, mis on võimalikult minimalistlik, lihtne, natukene ka naivistlik. Kuna haiglas on siin väga erinevad pered, siis tore on, kui igaüks leiab oma äratundmise. Ma arvan, et väga hea on meditsiiniruumidesse, asutustesse tuua just sellised detaile, mis ei ole võib-olla otseselt seotud meditsiiniasutusega. Et kui tulla siia mure või vaevaga, et kui sa näed midagi tuttavat, mis ei ole otseselt meditsiini või selle vaevaga seotud, et see on alati mõjub hästi inimesele. Meditsiinis on hakatud nägema seoseid ka paranemisprotsessi ja ruumi vahel ja ilmselt see on üks väheseid haigla, kus sellele on ka tõeliselt, võiks öelda, teaduslikult ja süvitsi lähenetud ja saavutatud ka imeliselt hea tulemus. Vanas süsteemis oli niimoodi, et olid emad, olid haiglas olemas, aga kui oli haigem laps, siis ta ikkagi oli eraldatud emast. Ema käis teda hooldamas 24/7, aga ta ei saanud temaga ühes toas ööbida.
aga just see, et me oleme loonud võimaluse, kus ema-isa saavad oma väikse lapsega olla kogu aeg ühes ruumis, et see inimlähedus vanemate näol annabki selle raviefekti tegelikult. Eesti Maastikuarhitektide Liit tunnustab sel aastal Tartu linnavalitsust järjepideva ja hea töö eest avaliku ruumi loomisel. Et see ei paista välja mitte ainult Janseni ja Koidula mälestusväljakul, vaid seal on, sinna hulka kuulub ka Kaarsild, Roosi tänav. Et kõik see annab justkui tunnustust mingist Tartu uuest hingamisest. Kipume rohkem mõtisklema selle peale, kuidas inimesi linna kiiresti tuua või neid siit kiiresti ümber suunata või neid siit kiiresti hoopis ära viia. Ja me ei mõtle enam selle peale, kuivõrd tähtis on siin olemine. Hommikul lasteaeda, kooli, tööle, õhtul tagasi teistpidi. Aga ometigi on vaja ju linnas ka selliseid paiku, kus koos olla, kus kokku saada. Ja ma usun, et just nimelt selline inimmõõtmeline, inimeste vaheline suhtlemine, et see ongi ka kaasaja linnades üha olulisem. Et linnades ikka tehakse avaliku ruumi projekte, aga enamasti on need sellised üksikud, kuskilt välja nopitud väikesed asjad. Aga kui ka need väikesed asjad asetuvad mingisse süsteemi, siis mõne aja pärast sa näed, kuidas see pilt justkui klaarub ja kõik sellel on olnud mingi mõte ja sellel on nagu tagajärg ja sa lõpuks näed füüsiliselt seda, mida nagu need väikesed projektid kõik koos teinud on. Tartu linn on tõesti niivõrd hoomatav ja kompaktne ja terviklik, et siin on võimalik juba seatud visiooni täielikult ellu viia. Aga paratamatult väga palju sõltub seal inimeste järjepidevusest. Ja nii nagu iga süsteem tegelikult, kui sul üks lüli võib ära kukkuda, kes seda ideed on kandnud siiamaani, siis on päris suur oht, et ka see idee vajub norgu. Ja selles suhtes on ainult tänuväärt, kui meil on nii selliseid järjepidevaid ametnikke kui ka järjepidevaid kodanikke, kes hoiavad elus selle visiooni täitmist. Ja inimesed ja elanikud ise soovivad üha rohkem saavutada ka meie avalikus ruumis teatud kvaliteeti. Sul ei ole vaja võib-olla alati nädalavahetusel linnast maale põgeneda, et mingeid asju saada või et linn oleks nagu nii kohutav, et sa pead siit igal hetkel põgenema. See, mille eest nüüd Tartu selle preemia saab, tegelikult näitab väga hästi, et elamisväärse linna osa on tema väliruum ja maastikuarhitektuur. Et selline meelekindlus ka selle organisatsiooni või omavalitsuse sees on hästi oluline. Paide ruumieksperiment on 3 aastat toimunud tegelikult juba, ta sai alguse Arvamusfestivalist, et ta on Eestis esimene ruumieksperiment, mis on nii kaua aega kestnud järjest 2 kuud ja nii suures mõõtkavas. Ehk siis ei ole mitte üks väike tänavajupp või tänavaserv, vaid on keskväljaku, pool keskväljakut on ümber tehtud. Žürii pidas oluliseks välja tuua, et selliseid ruumieksperimente on meil tegelikult väga vaja ja siiamaani ei ole juletud avaliku ruumiga sellises mahus ja sellisel määral katsetada, et igal aastal oleks justkui loodud midagi uut, mis mõtestaks selle väljaku ümber, tooks inimesed sinna kohale, katsetaks ära, mis sellele linnale sobib, mis sellele linnale ei sobi ja siis järgmisel aastal justkui täiustaks seda lahendust. Et see teeb selle asja eriliseks, et on kohalik enda ehitatud, kus tulid kohalikud jalgpallimeeskond, tuli meile appi ja õpilasmalev ja linnavalitsuse töötajad ja selline töökäte hulk oli hästi suur. Me elame praegu ikkagi maailmas, kus kõik käib läbi riigihangete, läbi kellegi kolmanda ja reaalsel ruumi kasutajal see, kellele see ruum lõpuks jäetakse, tal ei ole justkui sõnaõigust või tal ei ole võimalust kaasa lüüa selles ruumi loomises. Et Paide on selle protsessi justkui vastupidine näide, et tegelikult on kõik need asjad võimalikud. Paide ruumieksperimendi üks selline salaunistus on ka see, et me inspireerime teisi väikesi linnu selle järgi
riietuma ja samamoodi järele proovima, eksperimenteerima, ehitama oma katselabor ja just sellist suhtlusruumi tekitamist. Et tavaliselt need keskväljakud kipuvad olema sellised suured turuväljakud või siis paraadväljakud või ühesõnaga tohutute suurte mõõtmetega erinevatel põhjustel. Kui pingid on paigutatud kuskile tavaliselt platsi äärtesse, see ei ole väga selline suhtlemist soodustav, siis meie proovisime just tuua inimesed kokku ümber laua ja omavahel suhtlema. Siin on see keskväljaku muruplats, siis on lava varjualustega, spordiplats, kohvikuala ja välikontor, suveraamatukogu. See, et on vaja teha inimestele kuskil ruumi, kus nad saavad istuda, süüa, juua, kus nad saavad mängida, kus nad saavad olla sportlikud ja kuskil siis oleks lava, kus saaks teha korraldada ka mingeid muid üritusi ja mingid alad võiks olla siis väikestele lastele mõeldud. Et need elemendid oma olemuselt on üsna universaalsed mis tahes ruumis. Ja kui me ka seal kohapeal käisime, oli väga selgelt näha, et see ruum oli tegelikult kasutuses ja inimesed viibisid seal, kasutasid seda, olid rõõmsad, et need inimesed tõesti tundsid, et see on nagu nende oma, nad on sinna oodatud, nad on sinna kutsutud. Üks põhjus, miks me Paides hästi üllatusime, et nii palju inimesi selle keskväljaku nii kiiresti üles leidis, sest kui jalutada suvalisel päeval Paides, siis seal ei liigu väga palju inimesi ja eriti mitte keskväljakul, kus ei ole mitte midagi teha. Aga siis, kui see ruumieksperiment tuli, siis tulid ka need inimesed välja, kes muidu on kuskil peidus ja depressiivsed Eesti väikelinnasid tegelikult ei ole olemas. Et kui pargis on ainult puud ja muru, kui tänava on ainult liiklemiseks või kui väljak on ainult autodele sõitmiseks, siis inimesel ei olegi tegelikult seal avalikus ruumis midagi teha. Linnades seda potentsiaali teha avaliku ruumi inimsõbralikumaks ja inimestele jalakäijatele rohkem ruumi on tegelikult päris palju. Seda tundub, et on hästi vähe, sellepärast et seal tihti pargivad kas autod või siis on lihtsalt asfaltväli. Aga kui seda lähemalt vaadata, siis asfaltväli või ka muruväljak, mis on ümbritsetud torupiiretega, kuhu inimene ei saa ligi, see ei ole linnaväljak. Linnaväljaku loob ikkagi see ruum, kuhu inimene saab ligi mugavalt ja turvaliselt ja ta saab seal midagi teha. Et selliseid ruume kas või Tallinnas, mis seisavad nii-öelda rohealade nime all, aga mitte keegi mitte kunagi ei julge ega saa ega ei ole ka lubatud kasutamine. Nii et tegelikult sellist ümberkujundamise ruumi on väga palju, et tuleb lihtsalt käia, vaadata silmad lahti ja jällegi püüda mõelda natuke teistmoodi, kui ollakse harjunud ja unistada. Ma alati julgustan inimesi, nii ametnikke kui siis kodanikke unistama rohkem, sellepärast et kui sa ei unista, siis sa ei saagi mitte midagi muuta kunagi. Siis, kui see konkurss välja hüüti ja ma siia esimest korda tulin, siis oli siin tõsine agul. Et võib öelda, et siin nagu ei olnudki mitte midagi. Siin olid garaažid, siin olid mingid aiajupid, siis mõnedel hoonetel olid ehitatud puukuurid suhteliselt suvaliselt. Aga jah, et siin ei olnud sellist struktuuri või sellist selget ruumi. Ja et tegelikult see oli kunagi olnud planeeritud avalik ruum, aga seda ei olnud näha. Žürii seal ringi käis, siis esiteks jäi meile silma see väljaku asukoht, kui õnnestunud see tegelikult on. Ta ei tüki otseselt esile, ta ei ole selline pompöösne väljak. Ta pigem teeb kummarduse sellele hoonestusele, mis seal juba on. Samas valgub sisehoovidesse, ta on hästi sopiline, hästi inimmõõtmeline, et sa muudkui avastad ja avastad, käid seal ringi, avastad jälle uusi nurgataguseid, et see endine ajalooline 8. kvartali sisehoov on tegelikult väga õnnestunult nii-öelda pahupidi pööratud, ehk siis avalikuks ruumiks tehtud, et see, mis enne oli kinnine, ütleme selline poolprivaatsem ruum, on nüüd tegelikult väga hästi linlaste kasutusse antud. Väljastus oli meie jaoks väga oluline kujunduselement. Me planeerisime selle niimoodi,
et ta aja jooksul suudaks kasvada massiivsemaks, et ta tuleks rohkem esile, sest praegu taimed on väikesed ja neil läheb aega kasvuks. Kuid ideaalis, mis me näeme 10 aasta pärast, on see, et siin see haljastus nagu lokkab. Lisaks haljastusele kui olulisele kujunduselemendile olid arhitektuurielementideks siis need hooned nagu avalik hoone ja puukuurid. Avalik hoone on siis mõeldud uisulaenutuseks, seal on tualett ja ladu. Lisaks ka see galeriiala, kus on võimalik erinevaid näitusi pidada. Ja siis need puukuurid, mis oli kohustuslik osa projektist, et inimesed saaksid siis omale kõik need vajalikud funktsioonid siin samas ära lahendada. Ja Valga puhul tuleb tegelikult ka väljaku puhul välja tuua seda, et see on üks osa linna hästi pikast strateegiast, kuidas ruumi abil linna sellist eneseväärikust säilitada olukorras, kus tõepoolest linn kahaneb ja täiesti selgelt kahaneb ja elanikkond väheneb. Ja see väljak on ka üks osa strateegiast, kuidas Valga ja Valka ühendada omavahel taas, et kirikust kirikuni on see deviis ja see keskväljak on nagu üks osa sellest nagu pärlikeest. Ja anda siis võimalus sellele kesklinnale ellu jääda, mitte siis neid funktsioone kuskile äärelinna poole laiali pillutada, aga tuua see elu nagu tagasi hästi nagu tihedalt sinna kesklinna osasse. Võib-olla ei ole päriselt aru saadud, et miks on vaja teha selline suur kulutus ruumiloomeks, selle asemel, et selle rahaga võiks ju parandada ära kõik need vanad hooned ja teha need korda, aga see on vajalik, sellepärast, et kui luua see ruum, siis tegelikult sinna juurde tahavad rohkem tulla ka investorid, inimesed, ettevõtjad, kes näevad selles ruumis potentsiaali ja oleks näiteks huvitatud mõne hoone hõivamisest ja seal millegi korraldamisest. Tõsi ta on, et hea avalik ruum on luksuskaup ja mõneti me näeme ka neid näiteid, mis nüüd eelmised aastad on toonud, et me oleme jõudnud mingile tasemele niimoodi, et me saame seda luksuskaupa endale lubada. Et me oleme jõudnud selleni, et mõelda, mida saaks väljakul teha veel peale parkimise või mida üldse pakkuda linnakülalistele või kus kohas mingeid asju korraldada. Et põhimõtteliselt see keskväljak ise ja need hooned siin ümber tooksid kokku ajaloo, inimesed, ettevõtluse, kultuuri ja kõik selle, mis tegelikult ühes heas linnas võiks olla. Kommunismi ohvrite memoriaali panus meie aja ja kultuurilukku on kindlasti tunnustamist väärt ja samamoodi on tunnustamist väärt see uus avalik ruum, mis sinna on loodud. Kõigepealt inimene siseneb nii-öelda pea sissekäigust, kõrged mustad seinad rõhuvad ja ilmestavadki siis repressiooni. Ja see kujutab endast teekonda, mida pidid tegema läbi kõik need inimesed, kelle nimed on siin kirjas ja kes ei pöördunud mitte kunagi tagasi. Ja see pikk, väga karm teekond päädib õunapoiaga, mis iga inimese südames tähendab seda, et siin on turvaline, siin on hea, siin on kodu, siin on perekond ja kõikide igatsused võiks lõppeda siin oma koduaias, kus on jälle kõik hästi. Inimesed on selle, tundub kohe päris alguses nagu omaks võtnud, igaüks on leidnud siin mingeid omi tähendusi, avastanud enda jaoks mingisuguseid uusi assotsiatsioone sellega seoses, mida meie võib-olla ei ole osanudki sellesse töösse panna või esmalt ise märgata. Kas või see, et kui inimesed on tulnud kusagilt sealt alt mere poolt pikki seda tunnelit või teekonda, siis selline jahedus, mis kahe selle metalliseina vahel ja siis, kui tullakse siia koduaeda, õunaaeda, siis see temperatuuride erinevus on see, mida inimesed on tähele pannud.
see väljakuala, kus me praegu istume, selle mõte oli selline, et me arvasime, et see võiks olla nagu hoone kodupõrand, pea iga betoonist plaat imiteerib puitlauda, puitpõrandat ja igaüks on siin, ütleme, suuremalt jaolt on igaüks oma mustriga, et me oleme ju nagu praegu kodus siin, mille ümber on õunapuaed. Selle teekonna algusseina peal on üks meie jaoks väga oluline tekst, see on võib-olla ka üks selliseid võtmetekste selle memoriaali mõistmisel ja see tekst on pärit siis Paul-Eerik Rummo kirjutatud luuletusest Me hoiame nõnda ühte. Luuletuse lõppsõnad on siis järgmised, et kas oskame hoida ühte, kui heitunud mesilaspere, kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere. Et vaadates tänast päeva ja kõiki neid antagonistlikke vastuolusid ühiskonnas, tundub, et seda ühte hoidmist võiks meil tunduvalt rohkem olla ja see koht, see memoriaal võiks olla ka üks selline paik, kus inimesed siis seda ühtsustunnet võiksid rohkem tajuda. Ja juba praegu tegelikult on memoriaalist kujunenud välja selline uus sihtkoht, et perega minnakse pühapäeval, käiakse seal ringi, vaadatakse, võib-olla otsitakse endale tuttavaid nimesid, aga samas väljaspool neid süngeid kõrgeid seinu on ka avalike ürituste pidamise koht või siis merevaadete nautimise koht. Ma arvan, et selle memoriaali valmimise aeg oli tegelikult viimane aeg, kui seda üldse teha, sellepärast need inimesed, kellel on nagu otsene kokkupuude nende kommunistlike repressioonidega, need on ju väga vanad inimesed, kes on tegelikult oodanud seda sellise memoriaali sündi või kohta, kus nad saaksid oma kadunuid lähedasi mälestada ju aastakümneid. Nüüd, kui ma mõtlen sellele järgmisele põlvkonnale, kes siis nüüd antud juhul on minu lapselapsed, kes on läinud alles kooli, siis ma usun, et kindlasti see järjepidevus, ajalooline mälu on noorte jaoks lihtsamini arusaadav ja tunnetatav. Sellest arusaada võib-olla, kui seda kohta ei oleks võib-olla suhteliselt palju keerulisem. See memoriaal suudab ka siduda erineva keelega inimesi, erineva vanusega inimesi, erineva isikliku kogemusega inimesi. See memoriaal võiks olla just mitte ainult siis selline kurbuse ja siis nukkuruse koht, vaid selline koht, kus inimestel oleks lihtsalt hea olla selles õunaaias, jalutada, kui need õunapud suuremaks kasvavad, võib-olla siis pikutada selle õunapuu varjus, süüa neid õunu, tunda ennast siin hästi, et see võiks olla ka selline ühtekuuluvuse koht. Parkhotell Viljandi hoone valmis 1910 ja oma valmimise ajal oli see Viljandi kesklinna kõige kaasaegsem, uhkem ja võib-olla ka ilusam hoone. Siin oli keskküte ja muud väga kaasaegsed süsteemid. Maja valmiski hotelliks. Parkhotelli puhul võlub tema modernsuse ja ajaloolisuse erakordselt elegantne kombinatsioon. Tegemist on hoonega, mis siis oma eksteriööris tegelikult säilitas täielikult algse välisilme, samas kui siseruumides, mis on ka põhiosas uued, on kogu üldpilt muutunud tundmatuseni. Kui me esimest korda siia tulime, siis hoone oli suhteliselt räämas. Et need punased tellisseinad, mis me siin näeme,
olid kaetud samblaga, katused olid osati sisse vajunud. Põhimõtteliselt see maja oli varisemisohtlik. Ja seega meie saimegi luua siia täitsa uue nägemuse, mis oleks kooskõlas Viljandi, selle hotelli, 4 tärni nõuete ja üldse sellise võib-olla ootusega sellise kaasaegsele butiikhotellile. Selle hoone nagu teljeks või südameks, mis tegelikult ka annab edasi kogu selle õige feelingu, on endisest sisehoovist kujundatud foajee, mis siis ulatub läbi kõigi nüüdseks siis juba 4 korruse, kus siis avanevad ka osade tubade uksed ja aknad. Ja see kõrge ruum on liigendatud puidust käigusilgadega, mis siis loob täiesti imelise ruumi mulje, et muidu oleks ta sellise šahti või kaevuna mõjunud, aga see annab talle sellise tohutu dünaamilisuse ja liigendatud üldmulje. Me oma töös loome ajaloolisesse ruumi alati sellist harmoonilist keskkonda, et mis siia majja kõige paremini sobib. Et kui meil on punane tellis, siis toome siia juurde sellise sooja tammepuidu. Või siis, kui me räägime tubadest, nägime ette tahveldused nii seintele kui ka voodipeatsitesse ja sellega dialoogi sellised soojad parkettpõrandad ja tekstiilid. Selle projekti puhul on väga olulised sellistes sügavates toonides samettekstiilid, mis on saanud inspiratsiooni omakorda hotelli ehitanud ärimehe poja, kunstnik Villem Ormissoni töödest. Siin toas on näha ka ainukene koht, kus sai välja puhastatud tõenäoliselt algupärane seinamaaling. Siit on nagu läinud kunagi sein ja siin oli sellised sinakad toonid ja siin sellised kollakad, punakad. Eks nad ilmselt olid ikkagi ajalooliselt kirkamad, kui nad siin tänaseni säilinud on. Sellised sügavad ilusad toonid. Parkhotell on oma tervikliku lahendusena kindlasti uus selline huvitav tõmbenumber Viljandis, et ma tean palju inimesi, kes lähevad sinna selleks, et lähme vaatame uue Parkhotelli ka ära. Et kindlasti ei ole see selles mõttes üks tavaline funktsioonipõhine ööbimiskoht, kus lihtsalt öö ära magada, vaid siiski paik, millest loodetakse ka ruumielamust saada ja ma arvan, et enamasti see ka õnnestub. Tegelikult 80% tulemuse saavutamine on väga lihtne, aga kui sa tahad saada seda viimast 20%, siis selleks sa teinekord pead tegema sama palju tööd kui selle 80% jaoks. Et mida me loome on ikkagi tervik, et kas või need samad sillad siin, et ühest küljest on nad ju väga efektsed arhitektuursed elemendid, aga teisest küljest on nad ka ju funktsionaalselt vajalikud. Et meie töö puhul ongi see, et me oleme ikkagi disainerid ja me teeme asju, mida on vaja, aga mis võiksid olla ka ilusad ja praktilised. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital tunnustab Kaose arhitektuuribürood nende 3 rekonstrueerimisprojekti eest, milleks on siis Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus ja muuseum, Viljandis asuv Parkhotell ja Eesti saatkond Moskvas. Eesti suursaatkond Moskvas, see maja asub Moskva südalinnas, väga kaunis sellises ajaloolises keskkonnas. Ja Moskva suursaatkonna ajaloolises hoones ringi liikudes ma väga selgelt tajusin, kui palju kultuurilisi ja ajaloolisi kihistusi sellel hoonel on, kui palju mõjukaid inimesi on siin elanud, käinud ja töötanud. Ja et see, mida meie teeme, see on mingis mõttes selle hoone täielik ümbersünd, aga meie oleme ainult üks peatükk selle hoone väga pikas ajaloos. Kaose stabiilne ja nauditavalt hea tase vääribki eraldi esile tõstmist. Nad suudavad vana ühendada uuega, aga samal ajal seda vana ikkagi aupaklikult käsitleda ja esile tuua. Et üks kihistus ei domineeri teise üle. See on alati selline piiri peal balansseeriv teema, et kuidas säilitada nii, et säilib vanakese väärikus ja uus saab olla julge ja moderne. Selliste vanade majade ümbertegemise puhul on just see nagu äge, et
sellel majal on juba mingi lugu, et seda lugu ei pea hakkama välja mõtlema. Selle baasil on nagu lihtsam teha mingeid otsuseid, sest sul on olemas mingid pinnad, mida väärtustada, mingid pinnad, mis nagu on aja jooksul rikutud ja võib neid nagu muuta. Et selle võrra on nagu huvitavam teha niisugust rekonstrueerimisprojekti kui täiesti uut maja. Eks Haapsalus oli ka selline, et ega siis kui läbi aegade mingisuguseid ehitustöid tehti, siis ega seda lammutusmaterjali ära ei veetud, vaid see visati kuskile mingisugustesse šahtidesse, aukudesse ja nüüd, kui hakati uuesti tegema, siis tuli see materjal nagu sealt välja võtta, aga samas see oli siis ehitusmaterjal, et kui mingeid asju kohti müüris oli vaja parandada või üles ehitada, siis kohe sai seda sama kivi kasutada. Ma mõtlen, nüüd ongi see, et ehitatakse kõik kipsist, et sellest nagu ei ole midagi niisugust, mis nagu jääks maha. Ja just, et mis on nagu nende selliste mälestiste projektide puhul äge ongi see, et tegelikult saab väärikaid ja kvaliteetsemaid lahendusi kasutada. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali peapreemia saab Arvo Pärdi keskus Laulasmaal. See on väga eriline hoone, mis sulandub ümbritsevasse loodusesse, nende männimetsade ja mustikavälude keskele ja samal ajal kuidagi sulandub selle loodusega väga ühte. Et seal sees käies tunned, et see on nagu tempel vaikusele ja samas väga hoolikalt valitud helidele. Ma arvan, et alguse sai sellest, et Arvo ja Noora Pärt olid siia metsa elama ja tõid ka oma arhiivi siia kaasa. Ja siis pärast seda tekkis neil huvi sellele arhiivile ka väärikas hoone saada. Aukartust äratas ka see, kuidas keskuse tellijad viisid ennast enne arhitektuurikonkursi korraldamist kurssi kaasaegse arhitektuuriga ja siis parimate pärlitega. Et see kombinatsioon sellisest uudishimust ja nõudlikkusest ongi viinud hea tulemuseni, kus detailid on siis tervikuga, kas on see ümbritsev männimets või üldse muusikateema väga hästi kooskõlas. Arvo ja Noora Pärdi soov oli muidugi see, et see hoone oleks diskreetne, et ta sobiks hästi siia Laulasmaa maastikku ja samas omaks ka mingisugust sellist sisemist korrastatust või ilu. Et nii oli ka tegelikult sõnastatud lähteülesandes, et ei oleks mitte, ma mõtlesin kogu aeg selle peale, et see on niisugune veider määratus, et pärl, aga mitte mammut, et võib-olla sellega on kõik ära öeldud. Samas nad olid aruteludes kogu aeg kohal, nad olid juures, aga nad mitte kuidagi ei mõjutanud seda protsessi, nad usaldasid arhitekte täiesti 100%. Well, the building starts from, I would say, two different parallel points. On one hand is the landscape itself. We are in a landscape which is, on the one hand, so pregnant, so present. A landscape that I have to say we had not visited at the time we did the first sketches. So we had to imagine how these very large trees in the middle of the woods near the sea could be. Ma tõesti siiralt pean ütlema, et Hispaania arhitektid olid tegelikult, nendega koostöö oli, ühelt poolt nad olid väga nõudlikud, aga teiselt poolt nad olid hästi paindikud ja kõik olid nagu orienteeritud tulemusele. Ma arvan, et see Arvo Pärdi isik aitas selle väga palju kaasa. Et kõik olid nagu häälestatus, et see on nagu hästi oluline. Üks koosolek algas nii, et tuli näidata Arvo Pärdi filmi ja pärast seda läks hästi kõik edasi. Arvo Pärdi keskuse puhul on väga keerukas ja nõudlik ruumiprogramm meisterlikult lahendatud ja välja kujunenud, et kokku on siis pandud avaliku funktsiooniga raamatukogu ja arhiiv, kontserdisaal, kohvikunurk, aga ka sellised vaiksemad tööruumid keskuse töötajatele, lugemisruumid ja kogu hoone sellised sisemised augud või need sisehoovid, need loovad ka sellise katkestamatuse tunne, et sellise lõpmatuse tunde tekitab seal sees käies küll.
We thought that the building should somehow blend into the landscape, and this is the beginning of it. It's also the reason it's a building with curves. It's a building that has not square angles that immediately give you a clue of the scale of a building. The curve does not allow you to understand where the building starts or finishes. It never finishes, it never starts. The other thing is about the relation to the voids and silence in music of our part that we somehow represent with the patios, the courtyards that have a geometry, and this geometry is a combination of the same form. So between this, the courtyard system and the free form in the landscape, the building started to grow. Kogu hoone baseerub sellisel pentagrammi ideel, et kõik need sisenurgad ja siseõued on tegelikult ja kogu hoone struktuur, ka nurgad on siis allutatud sellisele pentagrammi ideele, mis tuleb siis loodusest, lilleõitest ja kõigest sellisest asjadest, mis siis ka tegelikult aitavad seda ruumi struktuuri organiseerida. Aga kui me võtame selle hoonekompleksi tervikuna, siis ta koosneb põhimõtteliselt 3 osast, et on hoone ise, siis on see kabel ja siis on torn. Et päris keeruline oli selle kabeli tegemine, et algselt oli meil mõte, et see võib-olla tehakse kuskil valmis ja tuuakse siia, et mis oleks palju lihtsam olnud, aga arhitektid nõue oli, et kindlalt teha see kabel koha peal ja monoliitse betoonehitisena ja tegelikult see oli päris suur väljakutse ehitajale, see korrektselt ära teostada. Aga kabel sai väga ilus ja vahest on minult isegi küsitud, et kas see kabel oli siin varem olemas, et kogu maja on nagu ehitatud ümber selle. Ja siis, mis on ka hästi oluline, mis annab nagu vertikaalse mõõtme sellele kompleksile, on siis see torni osa, kus on siis avanevad koonid vaated igale poole, üle kogu Poolsaare ja mis on ka võib-olla teeb selle keskuse kuidagi omanäoliseks või annab talle niisuguse ootamatu vertikaalse mõõtme. Nüüd me oleme jõudnud keskuse saali, mis on, ma arvan, selle kompleksiks niisugune üks või isegi võiks öelda, et süda. Ja kui me siin vaatame, siis me näeme siin ka päris niisuguseid omavaraseid ja huvitavaid lahendusi, mida võib-olla mujal ei ole nii palju kasutatud. Esiteks juba see, et kogu see saal ise on kaetud puidust. Mis teeb selle saali hästi võluvaks ja omavaraseks on see, et tegelikult üks sein, mida te seal näete, on projekteeritud avatavana. Mõeldud on ta selleks, et seda Laulasmaa ilusat loodust siia saali avada rohkem ja inimesed, kes tulevad kontserdile, siis saavad vaadata ka välja, et see Laulasmaa loodus tuleks siia saali sisse. Läbi selle Arvo Pärdi muusika ja läbi selle arhitektuuri ju tutvustatakse Eesti kultuuri ja muusikat ju rohkemgi, et siin on kogu aeg pidevalt väga kõrgetasemelisi kontserte, kus on lisaks Arvo Pärdi muusikale ka teised heliloed ja selles mõttes ma arvan, et on selline nagu märkobjekt. Arvo Pärd ise on öelnud, et iga heli on kalliskivi, samamoodi nagu iga inimese hing on kalliskivi. Ma arvan, et sellest keskusest Laulasmaal on saanud arhitektuurimaailmas üks uus kalliskivi. Pärast pikki lahusolduid aastaid on Eka perel ühine kodu jälle, et juba see väärib tunnustamist. Ja kui maja sai valmis ja toimus suur avamispidu, siis väga paljud tundsid ja kiitsid seda, et Tartu maanteel asunud maja vaim on tagasi see kui Eka ühine vaim. Kontseptsiooni puhul me mõtlesime võib-olla 2 asja peale. Ekas endine seis, et osakonnad olid linna peal laiali, kuna vanamaja enam ei olnud ja kuidagi nende omavahelist koostööd ja sünergiat oli hakanud kuidagi, sest oli kohe tunda, et seda oli vähem.
Aga üks meie küsimus oli, et kuidas seda potentsiaalset sünergiat kuidagi rohkem toetada uue majaga. Ja teine oli see maja ise või see maja kompleks, et siin oli palju erinevaid kihistusi ja see tundus meile põnev ja väärtuslik, et kõik need kihistused, võimalikult rohkem neid kihistusi säilitada. EKA puhul tasubki esile tõsta eri aegadel ehitatud hoonete ühendamist ja kokkusulatamist selliseks väga inspireerivaks ruumiks, keskkonnaks, kus õppida, õpetada, luua. Meie tegime sellise liigutuse, et me puhastasime ära siit sellest kompleksist keskse osa, mis sisuliselt oligi korduvalt ümber kirjutatud ja ümber ehitatud ja lisasime siia uue ploki. Samal ajal jätsime alles siis selle, mis oli muinsuskaitse all olev Habermanni hoone ja siis 2 plokki veel, mis siis olid nõukogude ajast pärit. Selles kõige vanemas hoone osas on siis administratsioon, siis nõukogude ajal ehitatud põhjapoolses tiivas on töökodade plokk ja siis Kotsepoe tänava äärde jääb stuudiote plokk. Ja siia keskele, mis neid kõiki ühendab, see on nüüd uus osa, siia jääb siuke avalik plokk. Ehk et siia satuvad inimesed kokku ja see on võib-olla kõige sellisem olulisem osa selle sünergia tekkimisel. Vanas EKAs oli selline sisehoov, kus sai pidude ajal olla ja nii edasi. Aga et siin ta ennekõike on ka nagu, või ta toimib ka selline visuaalse ühendajana, et sa käid mööda maja ringi ja sa näed läbi sisehoovi nagu igale poole, et mis kuskil toimub, et selles mõttes see tekitab veelgi rohkem seda ühtsustunnet võib-olla. This is like a project that is very actually interesting in many ways. It felt to me like the architects were thinking about the project from within the functionality, and in a way rethinking about how the education or how the spaces can affect the interaction between the different students and create places of encounter. Me ei soovinud seda, et see ruum liialt palju ette kirjutaks, et tas oleks selline lõpetamatus ja et see kasutaja või see inimene, kes siin töötama või õppima hakkab, et temas endas on see potentsiaal nagu seda ruumi hõivata ja selle kaudu ta hakkab sellest ruumist võib-olla isegi rohkem hoolima, kui ta saab seda kohandada enda järgi. Ja meie kui arhitektide jaoks oli see oluline küsimus, et mis hetkel lõpetada, et kus on see piir, kus me juba kirjutame liiga palju ette ja kus on veel hädavajalik, et hoone saaks funktsionaalselt hästi toimida. Eraldi aspekt, mis esiletoomist väärib, on ka selle maja erinevate kihistuste esiletoomine. Et see on ju enesestmõistetav, et me väärtustame siin Habermanni aegset väärikat Eesti aega. Aga see, et tegelikult on alles jäetud ka kogu nõukogude aegne tegelikkus, ka selle sama Habermanni peal. Et see on fakt, mis tegelikult üllatab paljusid ja kindlasti ei ole ühese suhtumisega. On hästi võluv on alati see vana keskkond, et me tihti võib-olla ise ei oska endale seletadagi, millest see tuleb, et see on alati kuidagi nii selline hurmav, et krohvi kukub ja et see on kuidagi väga välja kujunenud juba see keskkond. Ja siis, kui tahaks seda nagu säilitada, siis tänapäeva nagu ehitusvõtetega on see ausalt öeldes äärmiselt nagu keeruline. Ehitaja võib-olla tihtilugu ei saanud aru, et mida me ikkagi nagu mõtleme, et mis tähendab viimistluseta jäetud seinad või et krohv kukub ja et kuidas see ikkagi võimalik on, et nemad polnud sellist asja nagu varem teinud. Siin on näha, et tegelikult see protsess, see lõuendile kirjutamine algas juba tegelikult ehituse käigus, kui ehitajad tegid märkmeid omale seina peale, kuskile mingisugused freskod olid seal, kuhu joonistati vuntsid peale. Et mingi selline huumor ja selline sõnumi edastus algas juba ehitusprotsessi käigus ja seda oli isegi päris nagu tore näha. Kohati saime jätta sellist viimistlust, mis juba oli, kohati nagu ikkagist koorus ka krohvi alt, midagi uut, mis oli nagu veel ilusam. Et kuidagi ma loodan, et see maalilisus, mis siin alguses oli, et meil õnnestus ta nagu siia majja nagu kaasa tuua. Ja selle üks
ta ei olnud ainult selline formaalne eesmärk, et me sooviks nagu teha nagu omaette mingisuguse võtte sellest nüüd, et see maalilus nagu alles jääb. Et pigem see eesmärk oli see, et me anname EKA-le veidi kasutatud hoone. Et kui nad tulevad seda nii-öelda tarbima, kui nii võib öelda, et siis see ei oleks selline ülemäära kliiniline või puhas, et ma julgeks siin midagi nagu teha. Et pigem oli eesmärk see, et ta on juba veidi kasutatud, kusagilt on natuke midagi kukkunud ja see, et nad naelutavad kuhugi mingi pildi seina või siis kui vaja, siis värvivad mingi tüki krohvi või seinast üle, et see ei muudaks seda üldist ilmet või ta olekski nagu kutsuks natuke rohkem nagu hõivama neid ruume ja neid nagu aktiivsemalt nagu kasutama. Mina arhitektuuriajaloolasena tahaksin võib-olla esile tuua selliseid kummalisi põnevaid detaile, mis nendes kihistustes alles jäid, nagu ajaloolised trepipiirded, mis jäidki sellisena, nagu nad peale nõukogude aega siis natuke räsituna tulid ja millele tegelikult turvakaalutlustel lisati erakordselt osavalt ka need täiendavad varbpiirded. Ja teiseks on varjendi uksed, mida me leiame siis kõige põnevamatest kohtadest. Kindlasti kõige värvikam on tualettruumi viiv varjendi uks, et ikka väga hea ja kindel koht oleks. Kunstiülikooli hoonet sa saad teha ühe korra elus, tõenäoliselt. Ja kindlasti see oli mulle nagu väga oluline, teades kogu selle maja valvimise või otsimise nagu saagat, et see oli meile ka ikkagist nagu mingisugune selline väike paine, et me ei tohi seda võimalust nagu käest lasta. Hingevärinaga nagu tegime seda. I feel also one very specific thing maybe for the Estonian architecture is a sort of audacity and a sort of capacity of innovation. You could feel a young spirit and a very energetic feel in the architecture and in the building, a kind of need to innovate in materials and combination of materials in functions and typologies. Me oleme võib-olla sellise põlvkonna arhitektid, kes ei pea seda nagu suureks probleemiks, et ei saa iga nurga peale enda ego peale suruda ja teha selliseid säravaid teoseid, mis siis iseeneseslikkus nagu on sellised väga originaalsed ja nii, et meie jaoks on kasutaja alati väga oluline. Me üritame selle kasutaja kaudu kuidagi leida sellele ruumile sellist nagu kehandit või sellist materiaalsust. Me oleme vahel võrrelnud seda, et maali puhul niisuguse raamiga, et sul raam on iga asja puhul nagu vajalik ja see nagu justkui toetab selle sisu kogemist, aga teda justkui ennast ei peaks nii väga näha olema või tunda olema, et ta on niisugune vaikne toetaja ja mõjutaja, pigem millestki säärasest me mõtlesime.